tere sõbrad! 1. mai sõidupäev. Eile oli Volbriöö ja lähme sõitma. Saan Intsu ja Elviraga kokku kohe. Ja noh, kes teab, äkki keegi tuleb veel. Mina kursis ei ole. Ja vaatame, kuhu see tee meid täna viib siis. Päike paistab, hetkel on väljas 15 kraadi sooja ja nii on. Aga nüüd ootame nad ära ja tšau. No seiklusteks valmis või? Alati või? Tookustaadid on kaasas või? Ei. Miks? Sa Intsu ei tea või? Aga ma sain aru, me läheme kuhugile kuradi Pärnu kanti või? Tahab Lätti minna või? Tahab või? Tema tahab jah? No need plaanid muutuvad praegu. Ei no võime minna, mul vahet ei ole. Siis ma pean jälle kodust läbi käima. Kui ta on? Mine. Soojaks ära ja... Kuumaks juba hakkab minema. Aga oota, oled sa kindel, et ta tahab sinna minna siis Lätti? Äkki ma käin kodus ära või? No, käid ära. Jah, ma toon dokumendid ja toon tagasi. No, teeme nii. No nii. No tšau. Tere sõber. Dokumendid kaasas. Võtsin, käisin kodus järgi. Liigume. Kuhu oota Lätti? Ligatne. Mis see on? Siis on vähemalt sul filmida. Jäägu üllatuseks sulle. Tavai. No, tere. Tšau. Head reisi. Ettevaatlik. Muidugi. Täna palju mente ka kindlasti. Jah, aga ilm on soe vähemalt. Kõigil vaba päev vaata ja. No ilusad, siis olge kätt ettevaatlik. Tavai. Ints täna siis suure Yamahaga. Sellega hea kruiisida, kui pikale sõidule lähed. Loodame siis, et tsiklid peavad ilusti vastu ja nii lihtne ongi. Päike kui suures kütab jah, jumala kuumaks juba, et mul on isegi väga palav praegu. Maanteel ära saab, siis muidugi on juba mõnus, aga siit siis Valga peale jälle ja Lätis sõidad, jumala eest jälgimised jogud teevad. Neil on see loll komme ette keerata ja need on, ma ei tea, nagu teistmoodi juhid üldse. Et sõidame rahulikult ja veel. Ja. Tõmbasid ka täis? Ja, ikka. Midagi ei leki kuskilt, kõik on timm. Mul on selle rassi mootori tuli põleb, aga ma ei tea miks. Mul on mingi kuradi, kas see taseme anduril on midagi viga, õlid kõik on normis, aga kuradi ikkagi noh. Oi jah, no nii, aga... Läheme siis? Et paagid on täis ja järgmisesse peatuskohta 55 kilomeetrit. Kurat, täna on ilus küll, või noh, linna vahel on väga mõnus.
taga kuradi purskab seal vee peale. Kõik hakkab roheliseks muutuma ja mõnus, kurat. Ja Lätis me olemegi vist, jah, või noh, kindlalt. Läti lipud lehvivad igal pool. Valka. Super alko seal taga, mingi kirik siin. Tsiklimehi on küll täna palju, aga noh, siin pole midagi imestada. Nii kuradi hea ilm. Ongi politsei või? Ei ole, või on? Vilkur on peal küll. Sõjaväe politsei vist. Varsti on see hooaeg, kus peab iga mingi kuradi, ma ei tea, 10 kilomeetri tagant omal visiiri puhastama, sest visiir on neid kuradi putukaid täis. Praegugi tegelikult on vaata kui palju neid päris retsne. Mõnus. Kaamera kuskil pildistab siin. See sama ongi. No nii, tegime väikse sirutuspeatuse ja panin uue aku sisse ja nüüd oleme valmis seiklusteks jälle. Mis selle nimi on? Kauja natsionaalpark. Kauja rahvusparki lähme siis vaatama. Vaata, kui huvitavalt läheme. No ikka. Oho, mingi vana sild. Päris äge selline.
selline pood nagu Markets. Mingi väike linn või alevik jälle kuskil Lätimaal siin. Äge on tuiata tegelikult sellistes väikestes külakohtades või maakohtades või üldse väikestes linnades. Sesu. Mingi tehas. No nii, seiklus hakkab sealt, kus lõpeb asfalt, nagu öeldakse. Õudne. See on nagu filmis, ne? Mingi kuradi vana 98. aasta Windowsi pilt, ne? Täitsa lõpp. Kuradi vinge. Korralik kruus ikka. Mingi päris hea mägi vist läheb ka alla, ma vaatan. Äge, väga vinge. Ma ei tea, kas te videost saate aru, aga siin on ikka korralik mägi. Adventure, oi, ins paneb tegelikult välja. Oi. Kaldus ära, kurat, raske tsikkel, vaata. Kivi, kruusa, paska palju. Oi. Siit minnakse matkama või on siin midagi vinget? Vaatan, ma käin külil ära. Ratas vajus ära lihtsalt. Vaatsin jah, lahtine killustik. Mitte mingit moodi kinni hoida. Täiesti pekkis, no. Mägi alla, raske tsikkel ja lahtine killustik. Palju vaata, see tee oli huvitav. Ta tuli niimoodi tuli alla, on ja. Ja see oli veel nii. See põie peatas selle midagi. Jah, ma võtan juua siis nii kaua. Oi jumal, pean nüüd korraks peatada. Tagasi me ei pea siit tulema. See tee läheb ikkagi sealt normaalne tee ka. Et mingi selline grillkoht on olemas, pingid, värgid. Mingisugune selline koht siis. Ma ei tea, saate guugeldada. Saate magada siin. Mitu kohta, kus saate magada, grillida, grillpingid. Aga nii palju autosi, ma arvan, et siit mingi läheb matkarada, jah, läheb, jah, seal on selline post ja matkaraja märk on peal, et grillkohtasi on ka päris mitu tükki. Väike vetsupaus, WC on seal olemas. Ma võtan juua nii kaua. Normaalne.
mingi kalapildid on siin, ju siis on mingi jõgi ka siin kõrval kohe. Sul on sild, tundub jah, eks jõgi seal all voolab, siis saate kala püüda. Nii, nüüd lähme kuhugile mingi vana Läti tuumavariandi. See oli Läti siis eliidile, valitsuse omadele, et ega sinna mingi tavarahvas ei olekski saanud, et varju lähevad ikka need, kellel on suured rahakotid. Parteipiad taskus ja nüüd vist tehakse siis ekskursioone ka sinna, kui broneerida. Teevad, aga seal peab natuke nagu ette registreerida, et see on päris nagu mitte niisugune nagu maha jätud koht, aga täitsa nagu korralik muuseum. Tsiklimehed. Päris äge. Aga siin tundub, et ikka elatakse. Jep. Mingid tsiklid on seal maja kõrval ja värgid. Aga äge. Midagi teistsugust jälle. Vaata valvuri putat. Ega ei olnud nii lihtne. Parasiib visi kuuli ka saada. Valve oli selles ja vaata, näed, majad on ümber ringi. Kuidas ka midagi arvata. Ja näed, siin on mingi teadusinstituut on ja instituudi all on siis see tuumapunkerna. Lähme nüüd on lähemal. Võib-olla omal ajal mingi bassein või mida? Võib-olla. Ei tea. Nad mingi punkti sisse käid, siin all ka. Kus? Metalluked on sisse. Jah. Aga kõik see kuradi ala, aga siis põhimõtteliselt sisse saab näed selle instituudi kaudu siit. Praegu vist elavad seal inimesed. Ma ei tea, kas on hotell või korterid jah. Aga võib-olla jah. Hello. 18 euri. 18.50 ingliskeelse giidiga ja mingi väike punt rahvast peab ikka olema, et teid üldse võetakse, et päris kahekesi võib-olla ei pruugigi saada. Aga noh, ehk ühel päeval siis. Täna oli kinni see värk, et alates homsest saab jälle. Täna 1. mai, kes veel ei tea. See koht, kus me nüüd edasi lähme vaata. Seal äge on see, et on vist Euroopas ainulaadne puidust ühiselamute mingi grupp või mis iga, kuidas ta oli? Puidust idaelamute kuradi värk vaata. Ja need oli minus kas mingi, oligi need vabriku töötajatele või? Ehk siis tegelikult, kui võtta nii, et kui isegi mingi sõda peaks siia kanti tulema, siis see bunker on ju töökorras iseenesest, kui nad teevad seal giidituure ja kõike värke selle maja all siin peidus. Kes teab, äkki tänase päevani mõned tähtsad ninad on sinna kirja pannud, et kui midagi juhtub, siis saavad seal peitu pugeda. Päris äge, noh. Selline väike mingi asula siin mäe peal.
mingi äge punker oli seal jälle mäe sees. Oho, mingid kõvad liivapaljandid ja värgid. Mingi vana maja siia sisse saab minna, tundub. Inimesed läksid. Mingi väga vinge koht. Läheme, käime majast ka läbi vaatama, mingid tüübid käisid seal sees. Et seal oli kalmistu üleval mäetipus. Ja siis ma nägin, kui mööda sõitsime, seal igast tunnelid läksid sinna mäe sisse. Et ei tea, mis seal küll on, aga midagi seal on. Viskan pilgu juba peale ära. Katusel kasvavad puud. Märk on igastahes, siis ei tohi minna. Aga nihu jaa, siin midagi voolab. Et läbi ei kuku. Kuulete? Kurat, et siit läbi kuskilt ei kuku. Midagi voolab sinna. No jaa, aga maja all. Jaa. Türa täitsa perses. Nojah, ega põhjusega ei või sisse. Kurat, see on nii logu maja siin. Aga väga vingi. On. Siis teisele korrusele. Vaatame, äkki näeme midagi lahedat. Adventure. Kes mäletab selliseid kooli ajast käsipuid, ümmargusi. Kurat, siit põrandast ei tahaks küll läbi kukkuda alla. Pääsukese pesasid täis kõik. Kurat, äge. Aga eks ta ohtlik ole tegelikult. Keegi elab seal, ei tea, mis seal on. Oh. Väga äge. Seal taga kõik on müüre täis tegelikult, eks me lähme vaatama ka. Siit on korralikult lagunenud.
tere sõbrad! Siin on isegi tundub, et põlema pandud, et kõik need kandetalad on ära põlenud. Aga jah. Ma arvan, ma ei ole ainus, kes siin käin... Oi, kurat, tegelikult. Kui siit läbi kukkuda, siis... Ma ei tea, te vist ei näe. Aga noh. Korra võib ju vaadata. Suured raud kandetalad seal kannab küll. Või noh, tegelikult ei tea, kas kannab, igal pool on augud. Aga äge. Sellistes kohtades kalad on metsik. Mulle õudselt meeldib. Täna on nii ere päike, et ma ei tea, mõne nurga alt ja võib-olla ei näe asju, mis ma näidata tahaks. Vana raudtrepp, kurat. Päris libe. Käisid seal taga ka või? Kohe tulen, korra viskan pilgu. Jah, ma ei tea, te vist ei näe, aga siin on kõik auke täis. Ei tahaks sisse päris kukkuda. Lähme siis, vaatame edasi. Igati vinge koht, ma ei tea, mulle meeldib. Väga lahe. Noh, mis sa leidsid siit? Sild või? Tundub loogiline, jah. Puhas vesi on. Jah. Forellilõhe. Ma ei näe. Forellilõhet ei ole näha. Üldse kala nagu ei näe. Ühe punase suitsataks ära küll, kurat. Õlle kõrval, jah. Muidugi rästikuid jälgige praegu. Ja praegu on see hooaeg, jah. Ühe korra oli eile, aga läksime mingi Lätis mingi koht ja lähme vaatame mingit allikat. Kõnnin rahulikult üks hetk rästik hüppas sealt pood laua peal, aga ta oli see sama selle tugiprussi peal. Ja see hüppas mulle jalgade poole. Oi, haidi, kui kiire peal hakkas. Väidetavalt lõsutavad ja päikse käes, et siis nad saavad energiat. Jaa. No nii, lähme viskame pilgu peale siis. Mingisugune tamm. Siit saab väravad avada ja siis siit vesi voolab edasi. Ei, on jah. No jääs oli ju kõik. Jumal välja ju. On. Jah. Kõva. Soomes oli midagi taolist, ma nägin, aga kurat, see on isegi tollega võrreldes võimsam. Näed lõhest lõpp. Jah.
aga mingid hullud koopad siin mäe sees. Lähme siit selle silla. Mingid onad on muidugi põhjendada, mõelda kala midagi. Jah. Täiesti võimatu minna. Talvel käisite? Ülikõva jah. Ei tea, mis siin oli siis kunagi. Niimoodi mäe sisse on tehtud. Oi jah. Siit läheb ikka kõrgele, kõik on tunneleid seal täis, ma ei tea, kas te näete igal pool lihtsalt mööda. Jõhker, ülikõva. Seal taga mingi laululava moodi asi suveürituste tegemiseks tundub. Hästi palju pinke on seal. Siit läheb ikka mega kõrgele see värk. Aga no, ma arvan, et me sinna tippu ei lähe, aga no kes teab, äkki läheme. Keldrid või? Vaatame. Kõik on sellised lihtsalt ruumid. Kui too pikem oli, see tagapool oli ju. Pikem. See ei jaksa kaks üleval käia, selline kui me käinud saavad. See oli nii libe. Ja nad on kõik niimoodi. Mingi kuradi nahkhiir lendab pähe kohe. Vot nii. Kõva. Tundub, et lähme ülespoole ka vaatama ikka. Kui me juba siin oleme, siis miks mitte? Mõned tunduvad päris pehmed ka. Te olete käid siin üleval? Ma vaatan korra siia, tulen järgi kohe. Kui sa nüüd veel edasi lähed, varsti tuleb üks sügavam tunnel. See on nagu mitu ruumi. Samasugused savikivi. Tühjad ruumid. Nagu kõige muuga siis esimene emotsioon peale sellist hullu mäkke tulemist. Võtab hingetuks. Eesti keeles ka. Mis see siis on? Eesti keeles. Korra näita, kus tahab pausile panna ja lugeda. Siin saab QR-koodiga kuulata ka lisateavet leia. Igavene võimas värk on olnud. Oi. Mahtu pälis sellesse tulla. Ei ole hullu. Ei no võrreldes sellega, Sigulda. Jaa. Too on ju niimoodi, et sardad sellist trepist ülesse. Siis tuleb samasugune trepp veel ja siis tuleb veel selline trepp. Sealt on palju minna? Ei ta väga hulle on. Tookord kui me käisime, siis oli kõik jääls.
suht muna oli liigelda. Siin peab silmad lahti hoidma nii palju, et need trepiastmed on mädad või üldse pole küljes. Et seal taga ongi mingid rüdaelamud, kui me varsti lähme, et nendest ma enne teile rääkisin. Saaksid sinna panna boksid nagu. Tuuletõmme kuskilt tuleb õhku järelikult. Ta ise õhkab vaata seda silma. Jah, see võib ka olla. Ikkagi mäe sees on ju. Ega siit ei näe midagi. Jah. Aga siin on jah keldrid olnud. Ja kus see surnuaed oli, seal oli surnukuuri keldrid või kuidagi niimoodi. Ega siin tuli järgi. Ei tulnud, keeras taga. Keeras tagasi. Siis ma olin sealt tatma. No. Eelmine kord ma ei saanud, siin oli nii libe. No. Me ei hakanud nagu riskima. Alla tuli. Kohale jõuab jah natuke maha ja vahtama persmed jääb haige. Selg täitsa märg. Turiste on palju. Tullakse vaatama nii, et vähe pole. Seal on kalamärgid ka igal pool, ma ei tea, kas kalatrepp või kuidas nad kutsuvad seda. Siin on suured kaardid ja isegi eesti keeles on kirjas, et korra võin teile panna, kes tahab lugeda. Kas sa võib kus seletab koha võtta, ei ole? See on näeme. Kaarti ka näidata otsivuus, mis... Jah. Ega päike on nii alanurga alt, et... Ühesõnaga jah, vahimajad, veskid, pesuköögid, kõik asjad olid siin olemas, haiglad ja sünnitusmajad. Et väga vinge koht. Tulge vaatama, võtke pere kaasa, tulge kas või autoga. Väga mõnus. Saate pärast seal kuskil grilli teha, kus me peatusime. Lähete sinna kuradi tuumapunkrisse, teete väikse peatuse. Äge. Väga ilus. Sealt läheb ka matkarajad, lähevad mägedesse igal pool.
väga äge. Siin ikka võetakse Lätis väga tõsiselt neid tähtpäevi. Lipud on iga maja küljes, noh Eestis ka ikka pannakse, aga rahvariietega naised, kuradi mingid lehvikud peade küljes ja mehed samamoodi rahvariietes teevad pilte siin igal pool. Väga äge. Päris pirakas. Seal taga ka igast hooned. Nüüd omal ajal siin jõgi voolas läbi ja seal taga ka veel igast hoone. No, suur kompleks, ütleme ausalt. Päris äge. Mingi väike pood, kohalik külapood. Kõva. Ja näete, isegi sealt kaugelt tulevad ja ikka läheb edasi, lähevad trepid igal poole mägedesse. Mingi seikluspark äkki või lihtsalt mingi... ma arvan küll on. On ju seikluspark üleval, lapsed kõik turnivad seal. Kaugel taamal ka mäe otsas Läti lipud lehvivad suured. See koht meenutab täiega nagu Soomes on selline koht nagu Porvoo linn ja seal on tuntud sellised punased majad. Hull turismilõks, aastas käib väga palju inimesi üle maailma seal. Ma olen ka käinud. Leiate videost, Soome video alt. Kindlasti leiate üles selle video. Et väga äge, võite vaadata. Et siin on samasugused sellised puidust mustad majad, sellised vanad, väga äge. Või noh, nad on pruunikad, mustad sellised vanad majad, hästi ägedad. Inimesed grillivad ja istuvad ja väga äge. Siin on mingi parv või? Ei, ma ei saa aru. Midagi siin on.
üle muidu. Aa. Aga kuusid saab, ma ei oska seda öelda. Ja kus see parv on? Parv on siin näed. Ma arvan, nad remondivad seda. Aa. Ja see samamoodi peab kuuled üle ennast ja... Aa, davai. Nii et kuusid. Siit parv ikka käib edasi-tagasi, saab üle, aga kuhu see tee viib, seda ei tea. Jääb siia alla. Operaator Kõpp siin. Oleme Lätis Siguldasse jõudnud ja Ints kohe räägib, kus me oleme. Sigulda lossi juures. See on Sigulda loss. Siis on vasakule võpsi. Siia jääb alla ja tsiviilkaitse koodi see kaitsevarjend. Ükskord isegi uks lahti seal. Vaatasime sisse, aga hullult oli ämbliku võrke ja värke ja siis me ei viitsinud ronida sinna. Igas need kurdi need voodid ja värgid olid seal ja... Aga on igavene võimaks saanud. Oi, kurat, kaugelt juba päris ilus. Äge. See vist on siis mingi päris suur linnu? Jah. Näe, tsiviilkaitse varjendi huks paistab. Pärast seda toru kaudu lähme alla. Sinna siis jääb nagu vasakule jääb see Tarzani park. Vaatame Tarzani pargi veel ära ja oleme käinud selle koodi selle suusa liftiga seal sõitmas. Marul kihvt on. Hull vaade on. Ilmaga on küll vedanud. Päris kõva värk. Aga lähme siis ossa panna. Ja sellega on nüüd niimoodi. Siin on, lähme edasi. Siin on nüüd loss. Nii. Ja lossi taga on tegelikult kindlus veel. Et see ei olegi nagu see, et see loss on nagu omaette veel ja siin on veel see kindlus ka taga. Kindlus mul joppas 1 aasta ära käia. Oli niimoodi, et oli kinni see värk. Ma vaatasin, et ega see nüüd küll ei takista, et mingi lavajupp on siin ette pandud. Silpsasin nüüd läbi, käisin ära, vaatasin ära. Ja kihvt oli. Aga ilus. Soovitan soojalt, et küll vähegi võimalik, et tulge jalutama, tulge käige, vaadake, nautige eluna. Muidugi. 2000 eurot sööda. Seal on mingi keraamilised mingid need on jah, need pudupoed, vaata. On jah, pilavalapood, iga suveniirid. Meil nagu ei ole nii palju Eestis õnne. Meil on kuidagi vähe. Mõned ütleme Kuressaare ja mõned ütleme Narva ja Rakvere ja... Kurat Haapsalu oli küll vinge, too mulle meeldis. See oli vägev. Nad on tulla hästi korda teinud. Oh, äge see ka. Korralik korg, jah? Meenutab juba natuke Viljandit, aga ainult, et siin on see lossi teema tervena. $2.50. Selle ma võiks kohe maksta. Paneme tagasi. Ei taha? Ei taha. Seal ei ole vatas midagi väga palju. Ei taha. Ei no tegelikult on seda ronida, aga kurati viitsi ronida. Ei, seda ka. Pilt ei taha? Võin teha sulle. Ma tahan sinust ühe pildi siit. Seisa. Ma nagunii neid pilte kuule panen. Video. Jääb nagunii peale kõik.
teeme siis kompleksile ikka tiiru ka peale. Kui juba, siis juba. See on taga jah, tundub, see on müüri peal väike vahetutorn või midagi. Seal. Sinna ma sain üles vaata. Näeb see keskkoht on ja see oli lahti kõik. Aga ülejäänud on uksed kinni, eks siis ongi 2,5 euri. See on tänu kallis, aga vaatasin. Jah, ülikõva. Vaatasin ülikorgu. Ja all on siis jõgi ju. Ja kusjuures siin on niimoodi. Siit, ma ei tea, kus koha peal see läheb, on ja siis käib see koodi see, kuidas see nimetavad, mis taevas sõidab? Taevas? Jaa, siin sõidab see kurat samune, see mingi lift. Ma ei saa öelda selle nime, mulle tule see asja. Jah. Selle pealt ütleme sinna. Ja jõe peal teeb see, kui teevad bensihüppeid ja värke ja väge. No jah, ülikõva. Siit saab küll jah, vaata, ma võin sust teha, kui teha. Kuitaks ju meetrit saada. Ma arvan küll. Vaatame korra. No vaatame. 100% orgaaniline. Šokolaadi, kakao. No mis asi? Seda ei ütle. Post office, see on see jah. Nii palju siis jäeti? Vaata mujal. Ei, on näed, siin on otsa peal. Siit käsul see kori seal. No vähemalt huvitav vaade oli. On. Huvitaks, ma paistan välja nagu turistid või? Ma arvan ka. Kohalikud vaatad, kurvad, need küll ei ole siin. Väga suur kirik. Aga nüüd on siin ka käidud. Lähme vaatame edasi kuhugi. Päris võimas. Seal kaugel mäe otsas mingi suur mõis või mingi suur maja on. Päris äge. Suur sild. Kauja. Laviini oht vasakul pool, kõrge mägi. Imelised vaated ja täitsa pael. Siit kõik ostavad mingi pileteid ja värki.
mingi pidu käib, lapsed või mingid inimesed tantsivad. Siin ka mingi maru suur mägi. Mingi Bobi kelgu või tegelikult ma ei tea, mis iganes selle nimi on, aga mingi kelguga saab ka siit alla tulla. Et 6 euri maksab too. Aga 5 euroga saab siis üles ja alla. Et lähme teeme tiiru peale ja vaatame. Let's go! Liira ja Heinz on mul ees seal. Lähme kõiguma mäkke siis. Mõnus. Kutid eespool. Oho. Kurat, praegu ei näinud. Need kiiguvennad olid seal kõrgel. Ja siis lasti lahti. Aga jaa, et seal eespool on mingid noored poisid kõik. Mountain bike'id. Panevad siia konksude külge. Sõidavad üles, siis paevad siit mäest alla. Et päris äge. Ja siin see metall, see ongi selline väike ühekohaline kelk, nagu istud sinna sisse ja seal on keskel üks selline pidur, mida saab tõmmata ja saad tollega alla tulla. Seikluspargid siin kõik metsas ja väga vinged tunduvad. Melu käib. Mõnus must all, söögikohad ja värgid. Inimesed sõidavad siin konditega või nende suusa, mis iganes asi need on. Väga vingene. Nägite seda kelku, millega saab alla minna. Äge tegelikult. Kartidega lapsed sõidavad siin. Taga karussell. Väga vinge. Siin on päris mingi suur ala, jah? Ei teagi. Mingi turg ja värgidest. Väga palju telke ja asja. Ei oska. Jalad maha. Mis nüüd? Ma arvan, me nüüd lähme teistpidi tagasi alla. Kus te lähete siis? Siit ei saa? Korra peab maha tulema. Alati on see, et korra tulevad maha vaata. Ma ei tea, kas sa korra tahad siit vaadata äkki. Näed, siin on taimelaataid on. Jaa, aga me võime minna. Taimelaat.
No nii cool vaade küll, enne. Ülikõva. Mida see pobikäigu rada sõjab sinna taha? Äärtmeda teeme tiiru veel. Enne ära minekut käime sealt läbi, siis lähen minema. Päris hullu hooga läksid alla need, kes vahepeal seal vaatasid. Pilet välja otsite. Okay. Is it possible to go with camera with this thing? Yeah, hold it steady and you can do it. Yeah. But you Can I buy a ticket from here? I know I have. Okay, this time I'll let you down with this. Oh, thank you. jah, davai. Anti tasuta mulle. Lubati minna. Vīrietim pacēlā arī palaiž šo. Väga kõva ikka. Hello. Okay, you can sit down. What I need to do? First time? Yeah. Okay. So, it will be gas in front, the brake is here. At the finish you will need to stop, so you will just need to pull the brake. And if you see anyone in front, slow down. Just don't crash into them. Yeah? Okay. You can go. Thank you. Ossa on vana. Okei. Kui kedagi ees näete, siis ei tohi. Ossa on punu! Pidurdad, ei tohi tagant sisse sõita, mis on ka loogiline, aga mida vittu? What the fuck? Lõpad nuru! Mis asja? Kõige mees, kurat, ma pean pidurdama. Oi, jah. Tagant sisse ei tohi sõita. Kurat, küll see oli küll kõva. Sellist kogemust pole küll varem saa. Uskumatu. Thank you. Ülikõva. Mida vekki. Poleks seda tüdrukut veel ees olnud, ma oleks sellise hoo sisse saanud. Võib-olla me sööme siin, võib-olla. Siin on selline mingi resto, pubi, söögikoht, ma ei tea, baar. Võt nii, aga vaatame siis, hintse need. Loksuvad vaikselt alla. Aga jah, nagu nägite siis. Teinekord on kaamerast kasu. Sai tasuta. Väga hinge ikka. Ma ise mõtlen seda, et kuna mul ainult tasuta ja ülevalt seda piletit ära ei võetud, sain üles sellega. Alla tulles muidu vist võetakse see pilet ära, aga mul on see nüüd taskus. Kuna ma ise sain tasuta, siis ei tea. Peaks kellegile ära on, saab tasuta ühe sõidu oma. Aga no vaatame. Oli vägev või? Ülikõva. Lähe vaatame see söögikoht. Läheme jah? Teil võeti piletid ära või? Ei. Aa. Ei, ma andsin edasi kellega ütlesin, et saab tasuta üle saada. No ma ei tea, kas saab. Ei, vist üles alla saab, üles ei saa. Üles on see ära juba tehtud, vaata. Ta teeb selle sälgu sisse. Alla saab. Davai. Nii, sööme siin siis kõhud täis ja võtsin ühe tavalise margarita pitsa, ei viitsinud hakata mingit praade võtta. Tõmbab ühe mõnusa pitsa sisse ja võtsin ühe külma koka ja
kõva. Aga see on väga võimas koht. See, andsin ühele pileti edasi, vaata, tasuta. Saab üles alla, kes hakkasime rääkima ja siis ta rääkis, et talvel on ülikõva, et ei ole küll eriline mägi, aga väga hästi saab mingi alpide tunde kätte siin. Et suht super pidi olema kohalik mingi noorem mees, no minust veits vanem, aga rääkis. Et väga äge, jah. Ei, mina sain juba väga vinge kogemus. Selle kaardiga alla sõites kas või. Täna söönud ei ole kõhtanud, ei. Ja vaatame. Aasta saab süüa. Ja kes teab, kuhu meid teekond täna viib. Aga aku hakkab tühjaks saama. See on viimane aku. Pool tundi saab filmida veel. Aga no vaatame, mis me teile kokku keerame siin. Sõbrad, pitsa jõudis lauda. Margarita. Päris suur isegi. 10 euri. Ja seekord on mul lau õgimist enne alustada kui teised. Ja saab vahetada ja ma ütlesin ka, et Vaetaski nendega. vahetas pudru vastu. Kas nitsel on küll pirakas? On. Ei, ilus on. See on nagu selles, vaata see Münchenis tuuakse sul laudal terve taldrik ongi snitslit täis. No nii, viiral, mis sul on siis salami-vitsa? Jah. Head isu kõigile, kes söövad. No nii, sõbrad. Kõhud on meil punnis. Väga vägev koht. Ints, mis sa arvad sellest kohal? Kõht sai täis, jah. Ja, väga hea. Kõht sai täis ja meeleolu on hea ja üldse see kuidagi see kõik see ümbruskonda kõik nagu hästi mõjus. Jaa, kõva atmosfäär. Jah. Seal taga siiamaani inimesed tantsivad ja möllavad. Mingi laintantsu, mingi värk. Jaa, midagi on. Head Ameerika kantrimuusikat. Ja meie siit suundame vaikselt edasi kodu poole ja tanklasse igal poole. Mul palju enam mälu ei ole. Et vaatame, mis me veel peale saame teile, aga... Jää. Mida? On, jah? Et vaatame. Rääkisime mingite eestlastega seal ja tüübid tulid sealt ülevalt, tulid mitmeks päevaks Lätti ja siis tulid alla siia uudistama. Aga kell 5 läks see kinni, et pileteid enam ei müüdud. Ja nüüd nad ei saa sinna üles enam, kõik autod asjad on seal. Et päris mitu vanemat inimest oli ka pundis, et siit nad küll üles ei saa, et suure ringiga, et kes teab, mitme tunnine seiklus neil tuleb. Aga kui kunagi videot peaksite nägema, siis tervitame siit poolt. Aga seal käib ikka pidureisk. Kantrimuss ja 20 inimest seal mütsid peas ja kantrisaapad jalas. Tantsivad seal siiamaani. Nii, aga vägev seiklus, vinged kohad, kõht on täis, ilm on näha, uskumatu päev on selja taga olnud. Ja nüüd tuleb otsida tankla üles, sest on vaja tankida. Ja siit on umbes 150 kilomeetrit koju, et vot nii on. Oi jah, suur buss, kurat. Vägev. Päris kõva ikka, noh.
Ants, mis teed siin? Mina või? Siruta selga. Ei. Tead, kui mõnus on või? Usun. Puhkab sabakonti. No nii, sõbrad, sirutasime natuke. Ja nüüd teekond jätkub. Mul on veel poole tunni jagu lindistamisruumi, et vaatame, kas jääb veel midagi peale ka. Ja siis on meil lihtsalt üks pikk otse. Lõppkokkuvõttes on olnud väga mõnus vinge päev. Õudselt meeldis. Uued kohad, väga ilusad kohad, väga vinged kohad. Päike paitas, mõnus sõiduilm. Mida veel elul tahta on ju. Aga sõbrad, ühesõnaga ma teen oma video lõpu siia igaks juhuks juba ära, et kui te pärast natuke hiljem peaksite veel mõnda klippi nägema, siis teate, et meil oli tore ja nagu ikka, kui teile video meeldis, pange like ja kommenteerige, subscribe kanalile, motiveerib mind teile videosid tegema. Ja ühesõnaga, hype! 3 korda hype nuppu, kes saavad, telefonis saate seda teha ja näeme järgmises videos, sõbrad. Tšau!